Tervitus, tere hommikust, esmaspäev. Ja Ameerika ja numbrite keel. Teate, täna on selline teema, et pikalt mõtlesin, kas ma tahan või ei taha sellest rääkida. Aga siin metsas jalutan ja mõtlen, kurjam, no ma teen selle ära siis selles suhtes, et nii paljud on küsinud, ma ei tea, kas siis jaanipäev tekitab sellist liblikaid seal alakõhus või mis siin inimestel on. Ja kusjuures aitäh mehed, et kusjuures nii naljakas nagu ühte väravasse on need küsimused, mis te arvate, et siis tuleb hakata seda, mis asi siis on jaaniõit või? Jaaniõit otsima, jah? Ehk siis millised inimesed petavad teineteist siis kõige rohkem, et mulle siis kui numeroloogile on siis saadetud selline küsimus, aga need tulevad nagu erinevatest vaatevinklitest need küsimused, aga kõik lähevad nagu ühte väravasse. Ma mõtlesin, kuna ma olen ise ka siis, mis mul on 4. suhe praegu, jah? Ja ma olen lubanud, et see on viimane, kuna numeroloogina ma tean väga hästi enda ja oma lähedase miinuseid ja plusse. Ja räägin miinustest ka, sellepärast, et neid on vaja ka teada, et ega see ei tähenda, et see on paha, meil on kõigil neid asju küljes, me oleme tavalised inimesed, aga teate, sirgiti ja sorgiti, mina olen seda asja uurinud. Helikopter, ei ole lennukit, näed. Ja siis mõtlesin seda asja, õigemini, mis ma siin mõtlesin, ma täitsa isegi studeerisin, sellepärast, et ma olen siin mitu päeva seda mõelnud. Ehk siis välja tuli siis selline asi, kes siis petavad teist nagu vahet ole, kas mees või naine. Kellel on sünnipäevas päev, kuu ja aasta, vaadake seda niimoodi, rohkem 2 ja 6. Ja samas ka see, et missioon, see on elutee number, jah. Mina oma numeroloogias vaatan natuke teistmoodi neid asju. Elutee number, eks kui sa liidad kõik asjad kokku, päev, kuu ja aasta, liidad kokku ja siis, kui sul seal tuleb ka näiteks 2 ja 6, vot nendel on kõige suurem kalduvus petta. Aga siin tekib küsimus, mis asi on petmine üleüldse. Ja teate, see on nii lai mõiste, ma olen nagu nii palju mõelnud seda nüüd siin lähipäevas, seepärast, et ma mõtlesin enne, kui ma üldse selle nagu eetrisse tulen, et aga mida ma siis teile räägin? No mis ma siis teile nagu ütlen? Et ma olen ise jätnud ühe suhte, 2 suhet olen ise lõpetanud ja üks suhe on, see inimene lõpetas minuga. Ükski variant ei ole lihtne, et ma ei hakka nüüd oma eraelu siin nagu lammutama selles suhtes, kes mida on teinud, kõik on teinud vigu ja nii see ongi. Aga mis ja kus kohast need asjad kõik tulevad siis, et niimoodi inimesed lähevad nii kaugele? Et mina ütleksin, et see on nüüd see koht, kus me hakkame koostööd tegema, kui keegi tahab midagi rääkida, siis mikrofon on vaba, kirjutage kommentaaridesse, ajame vererõhud hästi kõrgele enne jaanipäeva, et täitsun mitte üksteist ära süüa. Aga üks, mis on kindel, lähme nüüd sinna natukene nagu tõsisemaks selles suhtes sünnikaart. Kui mina vaatan sünnikaarti ja teate, mul on sattunud kliente, kellel on lapsed puuetega, probleemidega ja nii edasi. Üks indikaator, et elus teie paari suhtes ei ole kõik hästi, on see, kui lapsele tekivad mingisugused allergiad väiksest peast juba, siis mingid näoprobleemid, mingid terviseprobleemid. Ja siis näiteks ma olen öelnud ka, et kui näiteks mingi loom, koer või kass, kes teil siis seal on, eks ju, ootamatult haigestub. Need on kõik sellised indikaatorid, et midagi on teie süsteemis valesti, ehk siis suhtesüsteemis mehe ja naise vahel. Mina ei oska seda niimoodi puusa pealt öelda, kes, mis ja mida. Selleks on vaja näiteks avada siis lapse sünnikaart, selleks on vaja vaadata mehe sünnikaarti, naise sünnikaarti. See on selline suht hea suur ooper. Mul ei ole isegi seda teenusesse pandud, sellepärast, et see võtab nagu mõnusalt aega. Olen üks kord seda teinud ja see on isegi selline asi, mida päris hästi ei tahagi teha, sellepärast, et ma elan neid asju natukene ise ka läbi ausalt öeldes, et vahest ongi raske vaadata, mitte vahest, tegelikult tihtipeale on hästi raske neid asju vaadata, mul on ikka süda täitsa õige koha peal, et õnneks. Ja, aga meie lapsed on indikaatorid. Kas neil tekivad lihtsalt ka sellised asjad nagu mingisugune ärevus lapsel 1-2 ja mina ei ütleks, et mehed on kõik nagu need sitapead, ütleme siis niimoodi. On naisi väga palju selliseid sitapäid ka. Nii et mehed, me oleme teie poolt.
mitte siis kõik. Eks ma olen neid ise ka vihanud vahest, aga ilma teieta me ka hakkama ei saa. Mul endal 2 poega. Ma olen üritanud neid kasvatada sellistena, et nad oleksid ideaalsed mehed oma tüdrukutele, aga eks igalühel on oma tee vaja käia. Nii, oota, mis ma tahtsin tegelikult veel ütelda? Mul oli mingi plaan. Ma uurisin tegelikult seda oma koolimaterjali ja siis sattusin ühe video peale õpetaja poolt pandud meile sinna koolimaterjalidesse selline asi, kus räägitakse üleüldiselt naistest ja meestest. Nagu me kõik teame, naised, siis me, kes me oleme sünnitanud, eks ju, siis naised kannatavad rohkem, siis mehed ei kannataks seda kunagi välja. Miks see niimoodi on? Sellepärast, et arvatavasti naine on rohkem nagu maale lähemal või kuidas ma ütlen, mees peaks olema perepea. Siis, aga kui sina, naine, näiteks nagu minagi, mul on hästi palju mehelikke numbreid jällegi, et siis me ise rikume seda peresüsteemi niimoodi ära, et me ei anna mehele justkui seda peremehe nagu rolli. Ma olen nagu hästi palju analüüsinud. Ma ütlen praegu, et see, mida ma kõik räägin, ma olen heietanud seda oma peas nagu mitmeid päevi juba ja nagu alustasin, ütlesin, et hästi raske teema, aga tahaks nagu arutada, sellepärast, et see on tõesti avatud mikrofoni koht, et rääkige ise ka kaasa. Ma ei ole nüüd 100% ainult teadlik sellest või tähendab ainuõige teada, kuidas need asjad on, et igalühel on oma elukogemus. Ainuke asi, mida mina olen tähele pannud oma elukogemusest ja numeroloogina nüüd seda asja natukene analüüsides, siis minu meelest mehed alates 40 ja pluss, kellel on rohkem 2-sid ja 6. Ma olen analüüsinud mitte ainult oma eelmisi suhteid, ma olen ikka analüüsinud nüüd juba kliente ka päris hästi. Ja tead, mõnes kohas nagu tahakski kohe otsa ütelda ja eks ma olengi lubanud, et ma olen selline otsa ütleja ja enne kui ma veel analüüsi olen hakanud tegema ja siis, kui naine on pannudki mulle selle oma niinimetatud peika nagu sünnipäeva, kes nüüd tunneb ennast ära, ei ole vaja kommenteerida siia alla. Ma lihtsalt otse näkku öelnud nagu päriselt või, et ole nagu väga ettevaatlik, väga ettevaatlik. On teatud numbrite kombinatsioonid, et lihtsalt ja ma ei ütle teile seda siia sellepärast, et ma ei tea kohe. On teatud asju, mida ma ei taha öelda. On teatud asju, mida ma tean. Ma olen lubanud teile kõigile, et ma olen hästi otsekohane, aga teatud asjad on sellised, et ei taha kohe endale tuld selga tõmmatavat, ütleme niimoodi. Ja miks ma seda nüüd jälle ütlen, aga no vihjaks nii palju inimene, kellel siis on, ütleme, meesterahvad ja võt naisi ma ei tea, naistega ei ole niimoodi kokku puutunud, kellel on ütleme, kes on 40 pluss ja kellel on 2-sid ja 6 palju sünni päevas 6 aastas, eks ju. Muidugi on igasugused terviseprobleemid, lapsepõlv, ma ei tea, käige konstellatsioonides ja kõikides muudes asjades ja uurige, kes te sellised olete. Seepärast, et ega siis kõik ei ole 100% nagu sellised pahatahtlikud suhtest. Ma räägin kogu aeg ainult ümber suhte praegu asju. Sest osad, no mina räägin just meestest, sest teate, te olete näinud ka Facebookis tulevad mingid sõbrakutsed, mulle ka saadetakse, no palun jumala eest rahunege maha, ma blokin teid lihtsalt ära. Et saad aru, lihtsalt teete Facebooki lehe lahti ja vaatad, seal on ainult konkreetne porno, nagu mis seal toimub. Nagu mõtled, et päriselt võtan sõbrakutse vatsu või ämbliku võrk tuli praegu näkku. Loomulikult blokin ära, no mõtlen, et nagu iga hull julgus on nagu veel sõbrakutset mulle saata, kui sul on seal tüdruku tähivad kõik erinevas versioonis. Sorry, et ma niimoodi ütlen, aga nagu see on lihtsalt idiootses kuubis, mõtlen, päriselt. Ma ei ole ühegi sellise naise otsa sattunud, ma loodan väga, et naised on selles suhtes ikkagi nagu haritumad. Ma isegi ei tea, sellel mingit sõna ütelda. Aga ma mõtlen nagu päriselt. Aga teate mis, tuleme nüüd tagasi selle video juurde, mis koolimaterjalides oli ja sealt sain sellise asja teada. Petmine ei ole ainult füüsiline petmine. Võivadki mees ja naine võivad ütelda, ei, ma pole mitte midagi teinud, kõrvalhüpet pole teinud, aga teate mis, juba see, kui ainuüksi mõtled ja unistad ja siis kui hakkad vaatama neid eriti, ma ei tea, ma arvan millegipärast, et nagu mehed kalduvad sinna poole, aga mehed, kes te olete olnud paari suhtes naistega, siis te võite ka mulle kommenteerida siia alla, no mitte mulle, meile kõigile teadmiseks, et kas on selliseid hulle naise ka, kes vaatavad seda lisamaterjali, mis on 18 pluss lubatud on ja vist peab äkki maksma ka selle eest. Ma ei tea, ei ole kursis, pole ise kunagi kasutanud, aga mul oli üks elukaasne, kes seda harrastas aktiivselt. Ja olin väga šokis, kui see ükskord välja tuli. Et
see on, minu meelest on see totaalne haigus ja kui inimene ise sellest aru ei saa, siis ei olegi midagi teha. Siis lihtsalt peabki nagu pillid kotti viskama ja lihtsalt kahvlid noada laiali jaotama ja ütlema, et kuule, tšau kakao. Minu jaoks on see täielik ajulagedus, aga millest see siis tuleneb? Vot jaa, ma ütlesingi, mina ei tea seda, kus see tuleneb. Teie psühholoogid, terapeudid, konstellöörid, selgelt nägijad, igasugused, kes te kõik olete, aitamas meid inimesi, nii nagu mina olen aitamas omamoodi, et lihtsalt andke ka omad kommentaarid siia alla. Aga juba see, kui sa lihtsalt võtad mingisuguse 3. kanali lahti ja hakkad sealt abi otsima, siis see ongi juba petmine. Ehk siis tegelikult on niimoodi. Terves süsteemis on, mees on pea, naine on kael minu meelest, jah? Öeldakse vist niimoodi. Ja, et sinna, kuhu naine keerab, siis sinna mees liigub. Ma ei mäleta, kunagi oli hästi hea ütlus selle kohta. Aga jaa, me tegelikult hakkame 2 inimest suhtes ja me anname üksteisele lubadused ja siis selles lubaduses peab ju kinni hoidma. Aga tihtipeale siis, kui hakatakse neid asju nagu sirgiti-sorgiti kuidagi sõpradega sinna, sõpradega tänna, no siis see lähebki sililegi selge. Ta läheb lihtsalt sinna, kuhu ta läheb. Jutt oli pikk ja konarlik, aga eks igal juhul see tõstab vererõhku, nii nagu ma ütlesin. Ja teate, päris ausalt ütlengi, et küsimusi selle kohaseid tuli mingisugune äkki üle 10 ja mitte äkki, üle 10 tuli päris palju ja oli naiste poolt ja meeste poolt ka neid. Ja mina mõtlesin, et issand, mis see nüüd on siis nagu enne jaanipäeva, et kas hakkab ju nagu jube pabistamine pihta. Ma olen juba sellises eas, et mul on nii hea paarisuhe, ma ei pea üldse pabistama enam mitte millegi pärast. Nagu mega, ma olen nii õnnelik, et need ajad on möödas. Ei taha isegi mõelda, et teie, kes te mu kanalil olete, et hoidke lippu kõrgel ja hoidke teineteist, rääkige ausalt kõik asjad välja, nii nagu need asjad on. Kui midagi kuskil nagu tundub, et hakkab kipitama ja midagi kisub viltu. Kõige hullem paari suhte puhul, mis mina oma kogemusest ütlen ka, et ei saa räägitud, lihtsalt ei räägita. Ja see, et üks pool arvatavasti naine on see, kes on kõva rääkima, siis see teine pool lihtsalt ei kuula sind. Et kas ei kuula või ei taha kuulda. Ja lihtsalt nii ongi, aga numeroloogia abil siis jällegi saab väga hästi teada, et kes on rohkem rääkija, kes mitte. Siis number 2 ja 6, kui on sünnipäevas 6 ja aastas, siis need on sellised, kes kalduvad rohkem otsima tähelepanu. Kui ta ei saa kodus tähelepanu, siis ta läheb mujale. Ja muidugi mäletagem seda, et mehed on nagu minu meelest suur austus mehed teie vastu, aga nad tahavad ikkagi seda hästi-hästi suurt nagu hellust, mida ema on kunagi andnud ja kui tal näiteks lapsepõlv oli väga raske, siis ta tahaks seda oma naise poolt saada. Ja meie naised on ju siis, kui meil on väiksed lapsed, siis meil on töö, me peame kõik asju tegema, siis pluss lisaks see hellus, siis mehed unustavadki selle, et aga me tahame ka sellist hellust, et lihtsalt mees ütleks, et kuule, ma konnisin lapsed nädalaks ära, et olemegi teine teise jaoks, aga seda mehed unustavad ära tihtipeale, seepärast, et justkui naine peab kogu aeg andma, aga kus ta siis annab, kui tal on varud otsas. Vot, ma võin sellest nii pikalt heietada, aga mina ei tea, ma loodan teie, kes te nüüd küsisite, et te saite nüüd abi. Ma väga-väga loodan südames, sellepärast, et mäletage seda, mida ma olen teile kogu aeg korrutanud, vähemalt minu arvamus on see, et see paariline tuleb meie suhtesse millegi pärast. Teatud paarilisega me peamegi äkki lapsed saama ainult. Lahkuminek on alati väga ränk ja raske. Ma ei ole ühegi lahkumineku üle õnnelik, mis mul on elus olnud. Ainult praegu tagasiulatuvalt hingan õnnest, et need on kõik möödas. Päriselt suur austus teile kõigile minu partneritele, kes te mulle olete olnud. Seepärast, et teatud partneritega ma sain ka aru, et ma pidin lihtsalt õppima, ütlema ei. Ei sellele, mida mina enam ei taha. Aga oma viga, et ma olin nii arg, et ma tahtsin olla mugav teise jaoks. Siit tulebki see minu number 3 välja, ehk siis minu kuu, millal ma olen sündinud. See teeb mind pehmeks, samas ma olen hästi kõva, aga samas hästi pehme ja selline, oma viga. Nii nagu ma ütlesin teile, mäletate, universum lihtsalt topib sind sinna kuseloiku nii kaua, kui lörpitseda ja mõtled kõik mulle piisas, enam ei viitsi, enam ei taha. Nii, ma enam ei jaksa. Kõik, uus leht, tšau kakao. Päriselt, aitäh nende kõvade aastate eest. Aga nii ongi elus. Kommenteerige siia. Läks nii, nagu ta läks see jutt, aga samas mina ütlengi niimoodi, et eks me kõik õpime ja pühime põlved puhtaks ja jätkame seda oma matka.
eks ma vaatan, ma panen selle video üles, kui tundub, et mul hakkab päris häbi mingi asja pärast, aga ma arvan, ma vist midagi isiklikku siin ka välja ei pritsinud. Nii isiklikku, et mille pärast ma peaksin häbenema. Vahest on, teate, kui ma need metsajalutuskäike teen, siis mõtled, kurjam, oli siis vaja see üles ikkagi panna ja siis mõtled, et no las ta läks. Ja siis, kui keegi kommenteerib siia, et ohoh, kuule, mul täpselt sama värk. Ja siis isiklikud sõnumid, mis tulevad mulle Messengeri näiteks või siis meilidele ka pannakse, et teate, suur aitäh teile toetuse eest ja suur aitäh, et te jagate oma lugusid. Et selliseid nagu mina, meid on päris palju seal Eestimaa metsades. Ma küll praegu lusin siin oma Soome metsas, ei ole minu oma. Aga lihtsalt, et saab metsas olla, et ma olen väga õnnelik selle üle. Et rohkem ma sinna metsa poole olen, arvatavasti. Aga aitäh, et olid minuga. Ja toredat jaanipäeva, kui me enne ei kohtu, kuigi ma arvan, et ma kohtun teiega veel. Ma mõtlen, nuputan siit midagi välja, aga noh, siiski vaatame, kes seda teab. Aga klientidega, teiega tegelen ikka veel edasi ja mul on siin ette võetud nüüd selline osad kliendid järjest, kellega ma siin tegelen, et aitäh teile, et olete kannatlikud olnud. Aga toredat jaanipäeva teile ja kommenteeri ikka mulle siia ja kui tundub, et on midagi väga isiklikku, kirjuta mulle sinna numbrite keel@gmail või siis noh, leiab igalt poolt numbrite keele alt. Kirjuta mulle, räägi ennast tühjaks lihtsalt. Heietame ja tirtsutame natuke naerda ja või paneme mingi väikse pisara sinna ja las ta olla. Tšau.